Tegemist on haridusteenuste haldamise süsteemiga. Selles videos käsitleme lapsevanemana huvikooli esindajale teatise saatmist ning teatisele vastamist huvikooli esindajana. Lauri keskkonnas saab läbi teatise saatmise anda edasi olulist informatsiooni või teavitada haigestumisest huvikooli esindajat. Siin näites oleme sisse loginud õppur Lilli lapsevanemana Aimena. Me soovime saata teatise Lilli kohta. Teavitame huvikooli Lilli haigestumisest ning et Lilli ei saa mõnda aega huvikoolis käia. Selleks liigume avalehelt Minu lapsed nupule ning liigume selles vaates lapse juurde, kelle kohta soovime teatise saata ning vajutame tema nime all olevale Saada teatis nupule. Nii saaja, teema kui ka sisulahtrid on avanevas vaates vaja ära täita. Teatisel tuleb valida huvikool ja teema. Kui laps käib mitmes huvikoolis, siis kuvatakse rippmenüüs kõiki huvikoole 2 teemaga. Meie soovime teavitada vahvat muusika- ja tantsukooli haigestumisest. Sisu on kohustuslik vabateksti lahter. Siia kirjutame põhjenduse, milleks teatis saadetakse ning mainin ka, et vajadusel on võimalik lisada ka tõend või fail, aga see ei ole kohustuslik. Kui oleme vabateksti lahtri täitnud, siis saamegi teatise saata. Avalehelt alla kerides jõuame teatiste tabeli juurde, kus näeb viimase 30 päeva jooksul esitatud teatisi. Kui on soov vaadata kõiki või vanemaid teatisi, siis liigume Vaata kõiki vaatesse. Teatiste vaates on võimalik filtreerida teatisi staatuse järgi, milliseid soovite vaadata, kas uusi, lõpetatud või vastatud. Iga teatise lõpus on ka võimalus Vaata nupule vajutades näha kogu teatisega seonduvat informatsiooni. Nüüd oleme sisse loginud huvikooli esindajana Kerlina. Vaatame lähemalt, missuguseid toiminguid saame saadetud teatisega teha. Avalehelt teatised kastikese sees vajutame Vaata teatisi nupule. Avanevas vaates näeme kõiki teatisi, mida saame filtreerida, kui soovime näha vaid uusi, lõpetatuid või ka vastatuid. Aime saadetud teatis ongi meil siin koheselt nähtav. Vajutame rea lõpus olevale Vaata nupule. Siin on võimalus huvikooli esindajana teatis märkida lõpetatuks. Sellisel juhul aga hoiatust ei anta ning staatus märgitakse lõpetatuks saatmata vanemale vastust. Kui aga soovitakse lapsevanemale ka vastust saata, siis vajutades Vasta teatisele nupule tekib ette pop-up paken, mis annab võimaluse saata vanemale e-post enne teatise lõpetatuks märkimist. Kui vastuse sisu on täidetud soovitud sõnumiga, saab Saada vastus nupule vajutades sõnumi teele saata. Alla kerides on veel võimalik näha teatisi ülevaadet koos vastuse sisuga ning märgi lõpetatuks nupule vajutades olemegi edukalt lapsevanemale e-posti saatnud ning teatise lõpetanuks märkinud.